Islamabadist, kui tõsiselt võtab Pakistan president Trumpi püüdlust panna riik Abrahami kokkulepetega liituma. Kas seda nähakse tõelise diplomaatilise surve või pigem soovinimekirja või isegi tähelepanu kõrvalejuhtimise taktikana, arvestades, et Pakistan on Iraani läbirääkimistes tugevalt kaasatud? Õige, Nicole. See võib olla ükskõik milline neist asjadest. Aga oluline on selles arutelus meeles pidada, et president Trumpil on mõistlik seda ettepanekut teha. Miks? Sest kogu piirkonnas käib selle üle arutelu. See ei pruugi toimuda riigipeade tasemel, aga arutelu käib selle üle, et on ühine oht, mis on toonud Ameerika Ühendriigid, Iisraeli, Pärsia lahe riigid ja mõned suuremad Araabia ning moslemiriigid kokku. Ja nad seisavad silmitsi ühise ohuga Iraanilt ja Iraani toetatud rühmitustelt. Seega on selleks olemas argument, selle üle käib arutelu. Ja ma peaksin ka mainima, et kui asepresident J.D. Vance tuli Islamabadi, siis Pakistani meedias toimus selle üle arutelu, mitte valitsuse tasemel. Kindlasti, aga inimesed, poliitilised tegelased arutasid, et võib-olla peaksime Iisraeli kaasama Islamabadi kõnelustesse, sest Iisrael on ilmselgelt võtmetähtsusega osaline. Ja kui sa tahad piirkonnas rahulepet saavutada ning kui me tahame, et Islamabadi kõnelused oleksid edukad, siis võib-olla peaks ka Iisrael olema laua taga koos USA ja teiste osapooltega. Nii et piirkonnas käib praegu arutelu, aga sa pead ühte asja meeles pidama. Nüansid on selles küsimuses, selles arutelus Abrahami kokkulepete üle olulisemad kui detailid. Miks? Sest ükski piirkonna riikidest, kelle juhid sellel kõnel osalesid. President Trumpiga, kui ta käis välja mõtte, et Abrahami kokkulepete laiendamine oleks osa Iraani leppest, ei öelnud ükski neist riikidest tegelikult ametlikult, avalikult midagi selle kohta, kas nad liituvad Abrahami kokkulepetega või mitte. Meil on olnud nimetamata allikaid, kes räägivad oma riiklikele ametlikele meediakanalitele ja muule taolisele. Aga keegi ei tulnud tegelikult ametlikult välja, et seda tagasi lükata või otseselt seisukohta võtta. Ja muide, see hõlmab ka Pakistani. Sest Pakistani kaitseminister Khwaja Asif, kes muide ei ole otseselt seotud Iraani kõnelustega, aga ta on olnud väga häälekas, kui jutt käib Gazast, sõjast ja Iisraelist. Ta esines põhimõtteliselt ühes telesaates ja jagas oma mõtteid. Ja muide, ta oli väga vaos hoitud, Nicole. Ta kordas pidevalt, see on minu arvamus. Me ei peaks praegu Abrahami kokkulepetega liituma, aga ma jätan selle valitsuse otsustada. Nii et ta oli väga vaos hoitud, väga ettevaatlik. Seega sisuliselt ei ole Pakistan ametlikult avaldanud seisukohta, mis lükkaks tagasi või aktsepteeriks seda, mida president Trump ütles. Meil oli üks telesaade, kus kaitseminister rääkis mitmetest teemadest, sisepoliitikast, Iraani leppest ja muust, ning temalt küsiti ka Abrahami kokkulepete kohta. Ja ta oli väga kaalutletud, väga ettevaatlik, öeldes, see on minu arvamus, me ei peaks. Põhimõtteliselt ei räägi ükski riik sellest avalikult, aga on mõistlik rääkida suhetest Iisraeliga. Sest kõik need riigid on nüüd pärast seda sõda avastanud, et neil on Iraanist tulenev ühine oht. See on üks asi. Mis puudutab Pakistani, siis kas Pakistan näeb samuti Iraanis ühist ohtu? Kas Pakistan tunneb nii? Alles 2 aastat tagasi tulistas IRGC Pakistani pihta 3 raketti ja Pakistan vastas, saates oma hävituslennukid Iraani territooriumile, et vastulöök anda. Ja see juhtus 2024 aasta jaanuaris. See oli muidugi peaaegu 1,5 aastat enne seda, kui Iisrael ja Ameerika Ühendriigid alustasid rünnakuid Iraani vastu. 2025 aasta juunis. Ja muidugi nüüd on meil see sõda 28. veebruaril. Nii et Pakistan ja Iraan on pärast 1979 aasta islamirevolutsiooni olnud strateegilised konkurendid. Nad on olnud strateegilises konkurentsis Pärsia lahe, mõju Afganistanis ning mõju Lõuna-Aasias ja suhete üle Indiaga. Mõlemal riigil, Iraanil ja Pakistanil, on loomulikult erinevat tüüpi suhted Indiaga. Nii et need 2 riiki on olnud strateegilises konkurentsis, kuid nad on säilitanud suhtluskanali, mida president Trump nüüd kasutab Iraaniga rääkimiseks. Ja just siin tuli mängu Pakistan. Muide, paljud inimesed, Nicole, ei tea seda, et Pakistanil ja Iraanil on pärast 1979 aastat olnud väga-väga keerulised suhted.
ja ainus asi, mis tegelikult hoidis neid riike tagasi täiemahulisse sõtta sattumast, oli just see suhtluskanal. Ja loomulikult ei takistanud see Iraani revolutsioonilise kaardiväe korpust rakette Pakistani tulistamast ning Pakistan vastas sellele loomulikult. Ja see oli muide, kui sa mäletad, siis iraanlased väitsid tol ajal, et nad ründasid Mossadi tugipunkte Pakistani sees, mis oli ilmselgelt naeruväärne. Ja Pakistan ütles loomulikult, et see ei vasta tõele. Ja siis iraanlased taandusid ja ütlesid, et oodake, me ründasime hoopis mässulisi. Ja samal ajal ründasid nad ka Iraaki ja Süüriat. Seega, asi on selles, Pakistan, ja ma lõpetan veel ühe väga olulise asjaga. Tiit, ma olen peaaegu 2 aastakümmet kajastanud Pakistani riikliku julgeoleku küsimusi ja puhtalt oma kogemuse põhjal võin öelda, et minu arusaamise järgi on Pakistani riik huvitatud headest suhetest Iisraeliga. Ja kui sa meenutad tegelikult, Pakistani president Musharraf kohtus tollase Iisraeli peaministriga 2005. aastal. Iisraeli peaministri Ariel Sharoniga, minu arvates New Yorgis. Ja ta oli esimene suure moslemiriigi juht, kes 2005. aastal pöördus New Yorgis Ameerika juudi juhtide kogunemise poole. Ja see oli suur asi. Ja muide, just pärast seda väga suurt läbimurret ja Pakistani presidendi toonast kõnet hakkasimegi nägema. Näiteks Iisrael avas majandusesindused, mitte päris saatkonnad, vaid majandus- või äriesindused Dohas, Kataris, Dubais, Araabia Ühendemiraatides. Ja loomulikult oli see pika protsessi algus, mis kestis järgmised 15 aastat ja viis lõpuks 2020 aastal, 5 või 6 aastat tagasi, Abrahami lepeteni. Nii et Pakistan on, ja muide, nii Pakistani kui ka Iisraeli välisministrid kohtusid esimest korda ametlikult valitsuste tasandil 2005. aastal Pakistani ja Iisraeli välisministrite tasemel. Kohtumine. Kindlasti on nende riikide suhetes palju ajalugu. Ahmed Qureshi, aitäh, et liitusite meiega arutlema. Ma hindan seda.